Tervist! Podcast 442, mis räägib Eesti jalgpallist. Minu nimi on Ivan, mu kõrval Maarjo. Ahoi, ahoi. Salvestame täpselt sel hetkel, kui Karl Jakub Heina episood ilmub. Maarjo ei ole veel vaadanud, ma olen seda umbes 15 korda vaadanud juba. Mitte sellepärast, et mulle nagu nii väga meeldib, see on tõesti hea, aga sellepärast, et ma vahepeal pidin kontrollima teatud asju. Ja La Ligale saatma ja igast huvitavaid asju sellega mõjuks. Kuule, aga meil ongi ju annonseerime neid asjad ka, et meil on pühapäeval ju tribüüni väike istumine Tallinnas kell 2 Beer Gardenis, et kes tahab, keda tõesti väga huvitab, me igast lugusid rääkida Valladolidist ja selle episoodiga seoses, et ärme kuluta võib-olla selle peale aega. Ja teine on see, et teisipäev, järgmine nädal meie episood ei ilmu reedel. Ta taast on koondis see vaata, mis koondis või mingid pühad, mis nihutab seda, seekord on koondis. Me teeme live streami Telegrami kanalis mängu ajal, ehk siis meid ei ole näha, meid on kuulda ainult ja kohe pärast seda siis salvestame episoodi ja see ilmub kolmapäeva hommikul siis. See on nagu Aktuaalse kaameraga, et üldjuhul seda nagu nihutada pole võimalik, aga on mingid erandkorrad nagu laulupidu ja sellised asjad, et kus on võimalik ikkagi alustada hiljem, et meie jaoks on siis koondisse. Eesti koondis on meie laulupidu, eks ole. No ütleme üks asi veel vaata, et kui mingid presidendi valimised nagu tulemus peaks selguma enam teisipäeval ja siis me siis muidugi, me ei tea veel ju, millal see üldkogu kuulutakse on ja me ilmselt selle nädala episood lähtub ka sellest väga tugevalt, võib-olla peab seal ka live streami tegema ilmselt, et ma ei tea. Me oleme ukse taga seal, sisse nagu nii ei lasta. Sisse lasta, see on väga salastatud üritus. Vot, siuksed lood. Tunnustame meie koostööpartnereid. Siin kohas, ma ei tea, üle aasta koguneme sinuga siin, et täitsa koduseks hakkab tulema. Juba nii palju on aega möödunud. Ja, muidugi eelmine aasta veebruaris alustasime, et ütlesid, et juba soe on ju vaikselt, võib-olla järgmine episood peaks juba särgiga tulema, EpicBeti särgiga. No kuule, mina juba käisin Premium Liigat põhimõtteliselt pusaga vaatamas, et... No sa oled tore tüüp ka. Vot, ja tunnustame ka EpicBeti, Epic Rate endiselt olemas, 20 sisse 30 saad juurde ja tegelikult üks väga tore, mulle hästi meeldib Mount Epic, hästi siuke meelelahutuslik kampaania, kus võid alustada 5 eurost ja 10 päevaga võid jõuda 20 000-ni. Mul endal on mingi totaalne needlus peale, et pole veel esimesest raundist üle saanud, et ma mingi 4-5 korda olen proovinud ja ei ole veel nagu jõudnud, et ma ei tea, enamasti mul nagu pettimisstatistika nii nõrk ei ole, aga kõik, mis ma sinna klikin, siis kuidagi läheb mööda. Mount Epic ei ole sinu teema, aga küll tuleb ühel korral vaata, see on see elus karma tasakaalustub, et ühel hetkel esimest raundist, siis saad 7. raundini kohe. Tõenäoliselt teada, see mulle meeldib. Vot, see on, tõesti, Mount Epic mulle väga meeldib, see on väga lahe. Vot, aga nüüd räägime sellest, mainisime koondist, koondis on meie AEO ja koondise aken on käes. Eelmine nädal meil oli episood ju tegelikult natuke korvpalli teemal, me ei saanud koondist rääkida, räägime nüüd koondisest. Teeme nii, et paneme ekraanile koondise nimekirja ja alustamegi sellest. Koondise nimekiri. Küsimus sulle, on sul mingid üllatusi, kas tasub sellele üldse peatuda? Ei, üllatusi suures plaanis ei ole, aga ma arvan, millele nagu tasub peatuda on ikkagi ma arvan need mängid, kes on nagu puudu. Et ma arvan, see on nagu see kõige märgilisem asi, et kuigi meil oli nagu aindus, et ilmselt Karol Metsa või väga suure tõenäosusega Karol Metsa ei ole, Rocco Robertsoni puhul olid ka nagu küsimärgid õhus, siis me ikkagi nagu räägime eelmise aasta lõikes 2 mängijast, kes olid enamus inimeste arvates nagu top 3 Eesti jalgpallurid. Et ma arvan, see on nagu see kõige tähtsam koht, kui me vaatame selle nimekirjale peale, et mida me sealt teada saame. Ja, Karol Metsa puudumine mõnede arvates ei ole katastroof. No, ma ei tea, ma arvan, et defineeri sõna katastroof sel juhul on ju, et katastroof, et kõik surevad, siis jah, ei ole katastroof, aga ma arvan, et see lööb väga suure põntsu meile, sest et ta on Karol Metsa on suht spetsiifilise iseloomuga mängija, tal on spetsiifiline roll, ta on kapten, ta on kindlasti riietusruumis oluline mängija ja enesekindluse mõttes mängija, kes mängib top 5 liigas, on lihtsalt vajalik. Koondisele siin pole mõtet isegi. Seda ei ole mõtet nagu ümber lükata, et ilmselgelt Eesti koondis oleks nii sportlikult kui ka emotsionaalselt tugevamas seisus, kui ta oleks. Tamm ka nagu ei ole viimasel ajal väga mänginud umbes 6 aega nüüd juba sukest heal tasemel jalgpalli põhikoosseisus kuskil liigas, et see on nagu murekoht. Minu jaoks, me hakkasime juba arutama koosseisu. Aga ma mõtlesin, ma enne tuleks korra selle juurde tagasi, et nagu kui me vaatame ikkagi nagu ajalooliselt meie keskkaitsid ja praegust valikut, sa ütlesid tõesti, et okei, Tamm ei ole võib-olla kõige parem seisus, siis see on ikkagi positsioon, kus meil nagu meie mõistes on päris okei kate. Kui mõtleks nagu mingit muud positsiooni, et kui oletame, et Hein ei saaks tulla, siis ma näeks seda palju suurema katastroofi nagu hetkel, et Mets ei saa tulla näiteks. Ei, seda küll jah, ilmselt me saame katta, aga minu jaoks
sa ütlesid üllatusele, minu jaoks veits on üllatus, et nagu Hussarit eelistaks näiteks Lillanderile. Minu jaoks on siuke veits üllatus, eriti olukorras, kus tegelikult me nüüd seda, ma arvan, et Baskotši on pigem nagu keskkaitse antud juhul või? Ei tea veel, ütleme, seal on, ma arvan, mõned päris suured küsimärgid, mis me jõuame vastaste juures ka, et mis mul eriti just nagu selle parema äärekaitsega tekkis, et aga miks võib Hussar siis Lillanderile, et noh, nii palju kui mina aru olen saanud, siis tegelikult ega meil konkreetselt nagu paremat äärt ka ei ole, et kes oleks nagu väga kindlalt nagu koosseisus sulandunud, et siis Hussarit nagu hinnatakse selle põhjal, et tal on väga hea töövõime, et võib-olla siis see on üks nagu tegur, et miks seda helistatakse, aga jah, natuke arusaamatu. Vot, no okei. Enne kui räägime koosseisust, võtame korra vastased kätte. Esimesed vastased on Iisrael ja Moldova ja tahaks kangesti rohkem Moldovast rääkida, aga räägime Iisraelist. Ma Iisraelist väga palju, ega ma Moldovast ka ei tea, aga Iisraelist on veel vähem. Et neutraalsel väljakul mäng, see on pluss meile, et ei ole, noh, ma arvan, et Iisraelis oleks päris jõhker mängida, seal on korralikult sellised elajad, fännid ütleks. Just kui nagu oleks ainult Iisraeli liiga ja see alati tekitab selline tunde, et vaata, kes te olete, noh, kuidagi meil on sisemuses, et kui nagu Euroopas ei mängi, siis on kuidagi nagu tekitab, ma olen aru saanud, et inimestes tekitab järsku see koondis nõrgema tunde, kui ta on. Ma arvan, et me võib-olla allahindame natuke Iisraeli liigat. Tuletan meelde, et ega meil ju üks parimaid meie ründajaid, Rondo Sappid on ka seal. Okei, ta mängis tegelikult väga vähe. Siin ma ei saa öelda. Pigem tal isegi algus läks okeilt, aga okei. Ja seal oli vigastus, aga noh, ta oli ikkagi tabeli keskmikusse võetud, ta ei olnud nagu niimoodi, et superstar seal ka. Ja ta ei olnud nagu liiga tugevas tiimis ka. Absoluutselt Iisraeli liiga ei ole nagu see, kus me peaks nüüd võrdlema Eesti liigat ja Iisraeli liigat. Et see on kõva tasemega poisid ja teine asi on see, et ikkagi see tekitab austust, see, kuidas nad mängisid rahvaste liigas vastastega nagu Prantsusmaa, Belgia, ma ei mäleta, kes on Taani vist või? Okei, ma unustasin ära, igatahes rahvuste liigast nad said Belgiat nad võitsid isegi seal viimases aknas ja Prantsusmaaga või kellega mängisid viiki, et igatahes no tulemused, mis meil praegu tunduvad kosmos lihtsalt, et no, pluss, et sa sinna A-divisioni üldse saad, et minu meelest nagu Iisrael ongi, et noh, sa ütlesid väga hästi, et paberil ta tegelikult, vahet poleks me hindame seda Iisraeli liigat või hinda, paberil ta ei näe ju välja nagu liiga tugev, et kui me mõtleme kas mingid Euroopa keskmikuid, et noh, võtame, kes meil siin Iisrael vaata, et tegelikult suur turniiridelegi pole jõudnud, no minu elu ajal ei olegi jõudnud. Ei vist ei ole, ta on seal 80-tes äkki korra sai kuskil seal. Et selles mõttes ta ei ole ju nagu hirm tugev, aga me vaatamegi neid ja ta ei ole selles mõttes, ajalooliselt ei ole hirm tugev ja ta ei ole hetkel nagu mängijate mõttes, ta ei ole hirm tugev, aga millegi najal sa oled jõudnud selle tasemele, et nad ikkagi alati võitlevad selle nimel, et saada suurturniiridele, pluss sa oled jõudnud A-divisioni, ehk siis, mis võiks nagu Iisraeli trump olla, ongi see, et paljud mängijad on kokku mänginud, hästi on hea tiimikeemia, ühtne hingamine ja see on nagu see, millega ma arvan, et on tugevamad kui nii mõnigi muu keskmik, kes paberil näeb parem välja. No jah, seal on tõesti, kuna ma ei ole vaadanud selle episoodi jaoks Iisraeli mänge, ma ei oska seda hinnata. Kindlasti on Iisrael favoriit, no kindlasti. Ma ausalt öeldes ma oleksin üllatunud, kui me ei kaotaks seda mängu. Ma oleksin üllatunud. Ma arvan, siin ei ole muidugi mingit nagu küsimust, kes selle mängu favoriit on, seda ei ole nagu mõtet arutada, aga ma enne siin juba jõudsin natuke meie selle nii-öelda parem kaitse koha peale, et ma natuke vaatasin ka, et mis need nagu Iisraeli mängijad ennast kujutavad, et minu enda lemmikportaal Transfer Market annab ikkagi nagu hinnangu minu jaoks parema kui see, et mis klubid on. Et kui me vaatame nagu, kes on selle siis nii-öelda koondise võib-olla siis, ma ei tea, tuntuvad mängijad, siis on minu jaoks tegelikult ei ole ükski mängija nimeliselt tuntud. Aga seal on üks mängija, kes on 20-aastane, mängib hetkel Red Bull Salzburgis ja kelle turvaväärtus on hetkel juba 22 miljonit nende hinnangul ja keda ikkagi nagu peetakse selleks mängijaks, kes siis võiks nagu jõuda jalgpallis superstari staatusesse. Vaatasin seda natuke videot ka, et mis see mees endast kujutab siis, et mingi 1.70 poiss, päris nõtke, päris tehnikaga ja siis ma jäin nagu kohe mõttesse, et okei, meil on nüüd Iisraeliga mäng, et kelle me siis sinna parem kaitsesse nagu vastu paneme. Et kui meil nagu positsioon... Ta mängib vasak käärt või? Ütleme, et selles mõttes ta viimased koondise mängud mängis vasak käärt. Muidu ta tegelikult on ka 10 peal mänginud. Kas sa tead, mis jalaga ta on või? Parem järgne. Okei, siis on tal mugavamiselt. Ma just mõtlen, et ega meil tegelikult ju kaitsefaasi mõttes, ega see vasak kaitseäär ei ole ka teadmist nagu kaitsmise mõttes tugev, et Šoni Larsoni tugevust on ju mujal. No täpselt on ju, et selles mõttes, et kelle me seda vastu paneme. See tekitas minu jaoks kohe küsimuse, et
päris nagu Eesti liiga mängija pealt ma ei julgeks hetkel sihukest mängijat nagu katma minna, just ma vaatasin neid liigutusi ikka, need olid ikka ikka päris tuli poiss oli, et see nagu võiks niiutada selle, et me ikkagi, kuigi mulle Baskotši väga meeldis tegelikult Slovakkia vastu keskkaitses ja ta tegelikult on kindlasti tema paremad omased olnud keskkaitses rohkem välja kui äärekaitses, siis mulle ikkagi tundub, et just selle mängija põhjalgi tuleks ikkagi selline valik teha, et ta mängib äärekaitses. Keda sa siis keskkaitse pannakse? Märten Kuusk ja Joonas Tamm? Märten Kuusk ja Joonas Tamm, jah. Okay. Sest pluss on seal või tegelikult ju see, et kui me isegi nagu räägime Baskotšist ja keskkaitsjana, siis tegelikult ta ei ole oma elus mitte ühtegi korda ju mänginud kokku ei Joonas Tamme ega Märten Kuusega, samal ajal kui Märten Kuusk ja Joonas Tamm ikkagi on ikkagi nagu kokku mänginud paar. Nii, ühesõnaga süksed lood on Iisraelis, ma pean EpicBeti asja ka ütlema, isiklikult kirjutasin, et nad paneks Alex-Mattias Tamme eripanuse, et lööb värava või annab värava söödu, et kus või ühe neist, see oli mingi 3,25 või selline koefitsient. 75 äkki see oligi. Võib-olla jah, 3,75 võib-olla. No selle hetkest, kui teda kuulata, olen ma sinna nii palju raha pannud, et see on langenud 3,25. See on Kalju fännide special, ma ütleks. Aga okei, ründes arvad, hakkab Alex-Mattias Tamm 100% või? No ma ei näe mingit muud varianti selles mõttes, et kui... Kas sa ei näe mõlemasse mängu muud varianti? Või sa kuidagi ikkagi näed, et peaks roteerima? No jällegi jube raske on siit nagu hinnata, sellepärast, et ma ei ole ju esiteks ma ei ole treeningprotsessi sees, ma ei ole selle sees, mida tegelikult need vastased endast kujutavad, et ikkagi Eesti koondis on selline võistkond, kes peab tegema ikkagi oma mängijate valikuid ka väga tugevalt sellest, mida vastane kujutab. No Iisrael on tugev vastane, kahtlema. Iisrael on siuke enam-vähem nagu Slovakkia võõrsil on. Ehk siis, kas sina läheksid siis ühe ründajaga ja ühe väga tugevalt ründava poolkaitsega või sa läheksid kahe ründajaga? Ei, ma läheks ikkagi kahe ründajaga. Aga... Ja teine ründaja oleks? No, ütleme selles mõttes, minu ideaalformatsioonis oleks ikkagi siuke vale 10 või teine ründaja oleks Rauno Zappinen. Aga kui me rääkiks nagu ühest ründajast ja siis sellest, et kes see võiks olla esiründaja olla, siis tegelikult ma näen ikkagi mingeid olukordi, näiteks jällegi ma ei tea, kuidas Iisrael mängib, aga oletame, et Iisrael mängib väga kõrge kaitseliiniga, siis ma tegelikult selle vastu ma näeks pigem Rauno Zappinen nagu ründas ja möönan muidugi, et ega tal ei ole mingi väga hea algus Premium liigas olnud, või selle standardite mõttes, mida ma tahaks nagu koondise ründajalt näha, et sellest plaanis peaks nagu Tamm oma profiililt ja sellest, kus ta nagu tegutsenud on, hetkel kindel esiründaja olema, aga ma arvan, siin on mingid muutujad, mida me ei ole piisavalt adekvaatsed, et seda hinnata hetkel. Mina arvan, et ikkagi minnakse ühe ründajaga. Seda ma ei tea, kusjuures. Ma arvan, et Tanjeri ei alusta, aga ma ütlen, et vabalt võib Zappinen alustada. Ja siis mu käest korra juba küsiti seda, et aga kes mängivad ja kes on need poolkaitsed, siis ma hakkasin nagu ei mõtlema, Käit kindlasti ma arvan, et alustab, ma arvan, et Palumets alustab just selle alumise mängijana. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kes siis sinna 10 peale sobiks meil on. Ei olegi ühtegi varianti. Ei olegi nagu ühtegi tegelikult head varianti. No täpselt, sellepärast ma Zappininist räägingi, et ma ei näe sinna mitte ühtegi varianti reaalselt. Et Patrick Kristal, ma arvan, et liiga vara, Markus Poom, vabandust, pole see tase praegu, Shane'i ei ole, Vetkalit ei ole. Ja keda siis panna? Miller, ma ei tahaks Millerit praegu selles mängus 10 peale. Ei, Miller läheb meil äärepolikusse selles Iisraeli vastu. Ta läheb kindlasti, Miller läheb paremasse, Sinjavski vasakusse, see on juba nagu sisse rajutud asi. Ma räägin eriti just nagu selle nurga alt, et kui Iisraeli nagu see tugevama jõud võiks seal vasakul äärel esitseda, et jällegi tegelikult me ei tea, või Iisrael mängib 10 pealt teda ja siis asi muutub. Aga selle nurga alt ma olen suht veendunud, et Miller on see mees, kes seal hakkab lappima midagi. Mida pole mõtet vist Moldovat nagu selles mõttes analüüsid, et see oleneb tõenäoliselt väga palju ka esimesest mängust. Aga mida me Moldovast üldse teame? Ma alustan äkki enda poolt. Minu arust on Moldova olnud ajalooliselt selline riik, ta on nagu justkui riik või nagu jalgpalliriik justkui, just seal Rumeenia kõrval, aga nagu täielik kotikalat. Alati on hädavaresed, ei suuda, nagu kaotavad kõigile, aga ja ma oleks nagu ikka seda meelt, aga eelmine EM-i valiktsükkel nad nagu järsku tulistasid ei kusagilt, nad vist kodus võitsid Poolat või veel kedagi, võõrsel olid täitsa tublid vastastega. Et see pani nagu mind mõtlema ja nüüd ma vaatasin nagu mängijate nimekirja, muidugi nad kõik ei ole seal, need mängijad ei ole kõik, ei mängi põhis ja nii edasi, aga ikkagi Euroopas on ka siuke omajagu. Olgem ausad, Moldova nimekiri ei näe kindlasti kehvem palju kui Eesti oma. Ei näinud jah, ja ma hakkasin mõtlema, et kuradi võõrsil Moldovaga mina tahaks mõelda, et me ikkagi lähme võidu peal mängima, muud kui me lähme Moldovaga võõrsil mängima nii, et ma vajume täiesti ära. No siis vabandust, siis tuleb siuke kriitika nool järgmine episood, et vähe pole, aga selles mõttes üks asi on see suhtumine on ju või mänguplaan,
aga teises mõttes ma arvan, et isegi õige nagu mänguplaaniga see on 50-50. Ja ongi 50-50 ja ma isegi ütle 50-50, ma ütlen, et Eestis on see mäng 60-40 ja Moldovas on see 60-40 teisele poole, et jaa. Mis see põhituumik Moldoval on? Põhituumik moodustavad sellised mängijad, kes on ka Eestis põhituumikus. Rumeenia kõrgliigad, Poola kõrgliigad, olgem ausad. Mõni on vist seal Itaalias ka minu meelest. No madalamates liigades on seal ründaja Hollandi kõrgliigas Eremeni eest suudab isegi väravaid lüüa, sellist ründajat Eestis näiteks ei ole. Okei, loomulikult Moldoval ei ole ka mängijad La Liigas ja Bundesliigas hetkel, on ju. Meil ka Bundesliigas ei ole. Jah, okei, praeguses aknas ei ole, on ju, aga selline üldine keskmine tase on täiesti okei, aga mis mulle kohe jäi silma veel on väga huvitav on see, et Moldova puhul me teame nagu nii-öelda maailmavaatelisi erinevusi ka seal erinevates regioonides, et Moldovas mängib mängija, kes mängib Venemaa kõrgliigas Spartak Moskvas. Samal ajal on ka Moldova koondises Ukraina kõrgliigast mängija. Ja mängijad, kellel on tegelikult Ukraina juured, kes on esindanud Ukraina noortekoondised, et kuidas see kõik asi seda sisekliimat ja asja mõjutab, et seda meil on siin kaugelt nagu raske hinnata, aga tsiteerime üks tarka inimest, sisekliima on hea. Sisekliima on hea, et mina julgeks nagu kahelda selles. Ma eeldan vähemalt, et need Ukraina juurtega mängijad on siis ukrainameelsed ukrainlased, mitte nagu teistpidi, et mis on võimalik, et on olemas. Aga jah, et ega see liiga hea olukord nagu olla ei saanud. Ja, vot, ja äkki liiguks nüüd sinnamoodi, mida me üldse ootame koondisest, mida me nagu sellest aknast ootame ja sellest valiktsüklist ootame. Ma alustan endast. Kõigepealt sellest, ma alustan üldse globaalsemalt. Valiktsükkel minu jaoks on kogu Jürgen Henni määramine on nagu üks pikk protsess, mis algas eelmine aasta ja mille haripunkt on 2028 aasta EM-i valiktsükkel. Ehk siis aasta 2027 on tema nagu see eksam jah. Et sinna me peame valmistuma ja see praegu on, siit öelda, aga see on nagu valmistumine praegu. Eelmine aasta oli esimene aasta, me sinuga leppisime kokku ja põhimõtteliselt andestasime praktiliselt kõik, me andestasime, see Aserbaidžaaniga võrsilmäng, see oli, tsiteerime jälle tarku inimesi, see oli okseämbriga vaatamine. Ei, me andestasime selle ka, kuna tulemus saadi. Kuna selle protsessi osa oli nii tähtis, et me jääksin tilgasse püsima. Ja, absoluutselt, kõik on fine. Ma olen natuke solvunud, aga see ei ole nagu Jürgen Henni ainuisikuliselt nagu tema süü. Ütleme, seal on väga palju süüdlasi minu arust, et Karol Mets on praegu vigastatud. Seal on ka St. Pauli on tegelikult selles teemas nüüd sees, St. Pauli arstid. Vot, kõik muu me tegelikult ju täiesti positiivsed suhtusime, siiamaani oleme täiesti positiivselt meelestatud, ei ole nii, et me lähme kohe mingi negatiivsete mõtetega peale. Aga nüüd, see aasta, ma ütlen, et me hakkame kohe peksma, aga nüüd me hakkame juba nagu midagi nõudma, on ju. Selles valiktsüklis ma tahan näha, et me mängime Moldova vastu, et me lähme, me usume ja meil on plaan, kuidas Moldovat võita. Sest et kui me Moldovat ei võida, siis meil pole mitte midagi meil kindlasti teha. Ja meil oleks plaan selliste riikidega nagu Iisrael ja tegelikult ka Norra, et meil oleks plaan vähemalt ühes mängus kahest, et meil oleks plaan ja võimekus neid alistada. Sest et ka neid, selliseid, mitte konkreetselt neid kahta, aga ka sellise kaliibriga võistkondi me peame alistama, kui me tahame EM-ile jõuda. Vot seda ma tahan näha. Saksamaa, Itaalia, pole austades lootus, ma ei oska neid sõnastada, lihtsalt, et ma ei taha jälle mingi 0-5 ja täiesti mannetu, et seal võiks inimesed, mängijad võiksid võidelda. Vot. Ja nüüd see aken konkreetselt, võitu Moldova üle ma ootangi reaalselt, tulemus võiks Moldova üle võitalla ja Iisraeli vastu ma ei tahaks nagu, ma ei tahaks segaseid tundeid, ma tahaks näha, mis iganes tulemus oli, ma sain aru, mis nad tahavad, super. Ja, ega ma olen nõus selles mõttes, et minu jaoks nagu lisaks selle tulemusele on hetkel MM-valiksaring ka selline, kus selle tulemuse taustal see mängupilt ja ideed kirjeldavad seda emotsiooni, ma arvan, ikka väga suurel määral, et loomulikult tulemus on üle 50% ja see mängupilt on alla 50%, aga ta on ikkagi minu jaoks ka nagu väga tugevalt seotud. Mis puutub ootusi, siis ma kuulasin selle Sokaneti podcasti, kus räägite äkki mingist miinimum 4 punktist, siis loomulikult eesmärgid peavadki kõrged olema, aga minu sellised, ma ei tea, minimaalsed ootused on loomulikult palju madalam kui 4 punkti, et ütleme ausalt, ma arvan, selle akna nagu totaalne miinimumprogramm minu jaoks on nagu 1 punkt ja ma arvan, see on nagu selles mõttes nagu realistlik, sest mina hindan reaalselt, et Eesti on hetkel 25 aasta märtsis siin, kus meil, ma julgen öelda, et ikkagi on ka kerged koostööprobleemid,
on no ilmselge ikkagi, mitte ilmselge, aga Iisraeli vastu ilmselge outsider ja Moldova vastu kerge outsider, et ma arvan, kui me seal nagu ühe saame punkti kätte, siis see on nagu miinimum eesmärgi täitmine. Kui me saame sealt 2 või 3, siis on minu jaoks juba väga korralik tulemus. Ja mis sealt tuleb edasi, siis ma ütleks, et on juba 4 on, ma ei tea, super ja 6 on oivaline, et minu need ootused hetkel nagu liiga kõrged ei ole. No meie koostööpartner EpicBet tuli siin ennustustega mitu punkti on ja palju sa puusalt annaksid tervele valiktsüklile punkte? Ma pean kiitma seekord EpicBeti treidereid, et kui eelmine rahvuste liiga tsükkel minu arvates nad alahindasid Eestis selgelt, siis kui ma ise oleks nagu koefitsiendi teinud, siis ma oleks täpselt sama 5 punkti pannud Eestile, et ma ei oska sealt, eks ma hindangi jah, 5 punkti, et 6 mulle tundub natuke nii-öelda, et selleks on ikkagi vaja siis 2 võitu ja 3 viiki, et see tundub natuke liiga, muidugi ei välista seda, see on tegelikult täiesti võimalik ja võime isegi üle 6 minna, aga selline 5, 1 võit ja 2 viiki tundub mulle täpselt see, mida Eesti koondis saab sellest aknast või sellest valiksarjast. No mul oli täpselt sama, ma olin vaata selles Vene podcastis ja enne juba koefitsiente ma ei näinud, ma ei teadnud ja vaata seal oli ka see teema, et 2 saatejuht ütles 4, ma ütlesin 5 punkti ja Albert Prosa oli ilmselt purjust, ütles 12 või midagi sellist sinna kanti või üle 10 ütles. No mine tea, vaata. Pole paha, no. Pole paha, et seal on üle 6,5 punkti on juba koefitsient 5, et selles mõttes, ma ei tea, tal on pärast hea öelda, vaata, ma ütlesin. See selleks. Jah, juba selles aknas tegelikult võib ju meie pessimistlikud need võivad ju pruuneda selles mõttes. Ja, ei, selle ma arvan, et me oleme selles mõttes realistlikud ikkagi, et ei tasu ka nagu nüüd, selles mõttes ma räägin, ma ei näe põhjust, miks me peaks, nagu mille alusel, kust peaks meil see kvalitatiivne tõus sügisest novembrikuust järsku tulema, et me märtsikuus, ma ei tea, võtame Iisraeliga võõrsil punkte ja alistame Moldovat nagu 3 päeva sees. Ma ei näe seda. No vähemalt mängijate individuaalse arengu mõttes ei ole seda tõusud olnud. Loomulikult võib-olla siin on praegu tegelikult selles mõttes on huvitav aken, et koondis saab tegelikult päris pikalt koos olla, et mingeid asju lihvida, et võib-olla selle meeskondlikkuse pealt ja selle pealt me tegelikult peamegi suuresti selle sammu edasi tegema. Standardolukorrad äkki. Standardolukord kahtlemata, ülioluline asi jalgpallis, näeme ka Premier Liigas kui oluline, see on mõndade võistkond jaoks ja see ongi oluline asi. Aga mis puudutab veel võib-olla koefitsiente, siis kuigi ma ise nagu liiga optimistlik ei olnud, siis mulle tegelikult jäi ka silma see, et kui Eesti nagu peaks õnnestuma, et ma arvan, sellega me oleme nõus, et Saksamaad või siis seda Itaaliat me edestame ja Norrat me ka edestama ei hakka. Aga kui peaks asjad sujuma ja Iisraelil ei suju, siis grupi 3. koht 50 tundub mulle umbes sama ja pakkumine nagu Narva Trans Eestis top 3. Mis võib täitsa juhtuda. Kuule, 2% on kindlasti tõenäoliselt üle selle, et see juhtub. Nii, aga kõik tellerid laupäeval ja meie striimi kuulama teisipäeval kell 7. What? Nii palju siis koondisest. Kui vahepeal midagi meenub, siis me võime rääkida. Järgmine teema on Premier Liiga. Ja Premier Liigast ka me nagu tegelikult ju ei ole saanud korralikult rääkida. Me pärast esimest vooru veits rääkisime ja siis tuli see vahele. Et mina pakkusin sulle enne seda episoodi teha suksed nagu jõujooned määrata. Üritan selgitada, et jõujooned tähendavad mitte nagu tabeli lihtsalt ette lugemist, aga seda, et kuidas on nagu järjestada vastased nagu võistkavad selle järgi, kellega oleks kõige raskem mängida äkki, kes on nagu päriselt tugevad, vaata, et mõnikord sa oled väga tugev, aga sa ei võitnud mingit ühte mängu ja aga see nagu suures pildis ei tähenda midagi, et äkki proovime seda aeg-ajalt sinuga teha, võib-olla kuskil mai alguses teeme veel kord ja kuskil võib-olla seal juuni keskel uuesti, vaatame kuidas, võib-olla ma unustan üldse ära ja see rubriik vajub kuhugi ära, et teeme 3 vooru on läbi ja paneme paika ja vaatame, mis saab. Me omavahel tegelikult ju ei leppinud midagi kokku, nii et siis ongi põnev näha erisusi, kui need tulevad. Esimene on Levadia, ma arvan, et isegi arvestades seda, et see Levadia on nõrgem kui eelmise aasta märtsikuu Levadia, ta on ikkagi praegu kõige tugevam tiim, et siin mul ei ole vastu argumente sellel. Ja ei vastu argumente Eesti liiga kontekstis ei ole, et kuigi räägin seda veenvust pole absoluutselt Levadia laseb enda kohta väga palju väravaid. Need samad ka Jönning Larsenide asjad, keda me siin enne koondised tasemel rääkisime, et olgem ausad, isegi Eesti liigas ei saa hetkel kaitsmisega hakkama, et kui eelmine aasta rahvusvahelisel tasandil võib-olla oli probleeme, siis praegu isegi nagu selliste mängijate algus isegi on nagu ikka väga pettumust valmistav, et seda ründajat ei ole tegelikult, kellest me ka rääkisime, et seda konkreetset ründajat ei ole
et seal, ma ei tea, võin mina ka seista, palli ei jõua ründajani, et lihtsalt vennad kiigutavad ja midagi tehakse individuaalse meistrilikkuse pealt ära, mis ongi nagu nende tugevus ja standardid on nende tugevus. Aga olgem ausad, et tegelikult Levadia on minu jaoks selle 3 vooru mõttes olnud päris suur pettumised küll. Ja, mul on kaks mõtet. Esimene, Tambeduga, hetkel ta ei ole selle tiimi, nagu väljakul ta ei ole selle tiimi liige, et ei ole tal kohta leitud ja ma olen alati see vend olnud, et teist korda samasse jõkke ei saa nagu hüpata, vaata. Kuidagi mul need tagasituleku teist liigasse ei paku kunagi nagu Elevast nii palju. Agiriga tegelikult mul on sama tunne. Aga aeg näitab muidugi. Ja teine asi on see, et ma isiklikult arvan, et ma muidugi ei tea, mis tasemel see oli, aga ikkagi, et see pre-seasoni ajal, hooajaks ettevalmistamise ajal, need viirused, nagu öeldi, vaata, et see ikkagi pani mingi põntsu, et võistkond ei ole nagu kuidagi, et näha mingi vend justkui nagu ei ole veel valmis, mingi vend on heas hoos, et ma arvan, et see kuidagi nagu ka mõjutab seda. Ja, selge see, et siin ma seda üldse ei vaidlusta, aga ütleme, et see energiatase ja võib-olla selline, ma ei tea, nagu ütleme, ma isegi nagu ei taha öelda, et see kuidagi nagu Levadia, ma ei tea, mängumudel või mingi asi on nagu läbi ammustatud teiste poolt, aga kuidagi see asi nagu selles mõttes ta ei voola ikkagi, et tõesti, kui me vaatame nagu neid mänge, et kus siin on, kes selle siin Tammeka vastu mingi Adžiri individuaalse meistrilikkuse pealt otsustati ära, siin viimati ka mingid Joe Pedrod lihtsalt teevad nagu mingid, see ei ole selline, et mingid taktikalised kuidagi mängid vastase üle või see lihtsalt on see, et sul on lihtsalt nii palju paremad mängijad ka vastastel ja nad siis teevadki selle ära, et selle pealt nagu tulevad punktid hetkel, aga jällegi, et mina olen selles paadis ka muidugi, et need esimesed siin märtsikuised kunstmuru mängud, et kuigi nendest saab sama palju punkte kui suvel, siis järelduste tegemiseks tegelikult need väljakud tihtilugu ei luba ka seda. Kelle sa teiseks paneksid? Nõmme Kalju kindlasti. Minu jaoks ilma igasuguse kahtluse, et kui jätta nagu see asi kõrvale, et lüüakse samamoodi ebareaalselt lihtsalt väravaid Nõmme Kaljule ja siis kuidas sa hindad teie praeguse see kapten, kes väljakul on praegu kapten Portvolution tegevust üldse 2 värava puhul? No väga kehv. Tuleb alustada sellest võib-olla siis, okay. See teine värav, muide ma lihtsalt, et ma olen ka nõus, tegelikult just mänguliselt minu meelest on Kalju, see on nagu paradoks, aga mänguliselt on Nõmme Kalju praegu teisel kohal, jah, nagu jõujoontes. See Tammekaga mäng, ta lasite 2, see on ka halb, aga kuidas te kuradi 7 sealt teile on, sellest ma ei saa aru. Kuidagi, tead mis, veits siuke Jepihini sündroom oli teile, et te nagu jõudsite kõik ilusti, kõik oli tehtud, aga viimased otsused olid nagu nii valed, kui üldse said olla seal rünnaku faasis. Te vist kiirust nagu, siuke nagu, et rahun maha, teed pool sekundit, veits pausi ja sa lööd selle värava ära, vaata, et see oli nagu ulmemäng ma arvast, aga ma ise alustas tegelikult sellest nagu sellest Paide mängust, mis oli nädal enne seda, et just suudeti nagu 4-0 kaotada. Kuule, meil on esimene lugeja küsimus, paluti ikkagi kommentaare sellele mängule, sest et sul polnud võimalust seda teha. 4-0 kaotus Paides, kuidas kommenteerid? Ebareaalne, nii suurt kaotust ei ole Paidele kunagi saanud, peaks võistkonna ilmselt välja vilistama ja munadega loopima ja mida kõike veel enne. Aga sa tõid selle Podiljušini nagu korra mängu, siis ma haaran nagu sellest kinni, et kui eelmine aasta ta minu jaoks oli liiga üks parimaid keskkaitsjaid, siis hooajalgus ma arvan, tal ei ole üldse nagu hea olnud, et ka see Paide vastu, et Paide seal ei saanud pihkudes 25 minutit üle poolegi normaalselt ja ühtegi võimalust ja siis Podiljušin kaotab Brinkfordile duelli kastis 1-0, siis täiesti ebaõnne punane kaart, kohe teise poole alguses 2-0 penaltist ja ongi paar läbi. Ja see ei loe, et sa mängisid 30 minutit nagu väga palju paremini kui Paide, et see ei loe, aga ütleme, et jah, ma arvan, et see ongi see täpselt see, kus ma mõtlesin, nagu ma tulin sealt nagu mängult koju, siis mõtlesin seda Eesti-Poola peale, vaata, et loomulikult Eesti-Poola taseme vahel oli metsikult palju suurem, kui oleme 30 minutit Paide Kalju, aga need on need stsenaariumid, vaata, kus mingid asjad imed võivad juhtuda. Ja ma ei nimeta nagu Paide võitu imeks, veel vähem nagu 4-0 võitu. Aga see oli see, et kus mul tegelikult nagu võistkonnal etteheited ei olnud, kui jätta see kõrvale, et KTM reegli tähendused tuleb võib-olla endale selgeks ikkagi teha. No, tuleme selle KTM-i asja juurde. Minu jaoks oli see nagu rohkem huumori olukord taaskord, aga see on selline... Ma ei näe seal mitte midagi huumorit, ma näen seal totaalselt, vabandust lapsed, pederastiat. No see on ju, sorry, see on selline kurb huumor, nagu sa ju tead meie Eesti jalgpallis, et me loome reegli, mis on kellegi peas väga, väga tore ja õilis
mis viimased 10 aastat, just 12 aastat vist on kehtinud. 2014 vist oli jah. Okei, siis on 10 aastat. 10 aastat on kehtinud. Mingit analüüsi me reaalselt sellele teinud ei ole, keegi kunagi ei tee ka analüüsi, meil lihtsalt see on, sest et meile tundub, et see loob parema selle. Ja me ei suuda kuradi reeglitesse selgelt kirjutada, kuidas see reegel toimib. Nagu sinna juhendisse, vabandust, kuidas see reegel toimib. Mina lugesin selle välja, mingid eesti keele tundjad vaatasid selle üle, mingid juristid, need kõik said täpselt nii aru, nagu mina sain aru, et see, vaata, seal on kirjas, et peab olema 2 KTM-i, ma praegu täpselt seda sõnastust ei mäleta, on ju. Mina sain sellest sõnastust nii aru, et kui punane on, et siis nagu see ei vabanda välja, ikkagi peab olema 2 KTM-i. See oli nii kirjas, see on lihtsalt nii loetav. Ei nõus. Ja ma arvan, et lihtsalt Kalju süü selles mõttes on ilmselt see, et peab ikkagi üle küsima. Mitte nagu mängu ajal juba enne hooaega. No sul on vaja ikka asjad nagu selgeks teha, et siis antakse sulle vähemalt mingi hinnang, aga jällegi, et ma kujutan ette, et kui ma oleks saanud selle juhendi lugeda EOTL-i töötajatele, siis seal samamoodi oleks 5 inimest oleks lugenud seda ühtemoodi, 5 inimest teistmoodi, aga nüüd me oleme jõudnud jälle samasse olukorda, ütleme ausalt, see tolle mängu, see nii-öelda vahetus, mis tehti, mida tegelikult ei pidanud tegema, see oli üks tegur, mis murdis seda. Nõmme Kalju puhul me olemegi jälle jõudnud olukorda, kus tegelikult Eesti jalgpallile nagu tehti, mingi mõttes nagu tehti teene juba, et lasti see Komissarov välismaale mängima, lasti Alex-Mattias Tamm välismaale mängida, ei pikendatud lepingut Reginaldiga sellepärast, et lihtsalt on KTM, et välismängijad sinna panna, pigem on pandud sinna Eesti mängijad, üritatakse keskväljale panna, Kristjan Kask sai nüüd võimalus, tegelikult nagu Eesti jalgpalli hüvanguks on tehtud otsuseid. Nüüd sa oled reaalselt olukorras, kus sul on vaja panna jälle koosseis selle baasil põhja nii-öelda väljakule, kes on KTM. Nüüd eelmine mäng oligi. Orlov alustas. Orlov alustas puhtalt jälle KTM reegli pärast. Mitte ühelgi maailmas poleks seda algkoosseisu pandud, kui tal ei oleks seda KTM staatust olnud. Praegu ütleme niimoodi, et... nüüd Nikolaev on päris hea koht, ma ütleks Nikolaev Fantasy'sse kutid, see vend mängib kõik mängud. Nikolaev jälle välja võtta ei saa. Samamoodi oli, ütleme, Endi Berk on vaata igastusega väljas, et ütleme, ta ei ole täie tervise juures. Pavlov võiks tegelikult mängida hetkel mingi mega hästi. Aga Nõmme Kalju paneks hetkel Endi Bergi väravasse, sellepärast, et tal on see KTM staatus, et see ajab mind lihtsalt nii vihale, see on nii absurdne kõik ja ma ei suuda lihtsalt aru saada, kus on inimesi, kes suudab seda nagu toetada, et see on igasuguste jalgpalli loogikate vastane. Selle peale öeldakse, aga kus on teie noored, kus on teie noorte töö? Vaata, ongi see, et tulevad, et ei saa olla niimoodi, et sul on seal 10 KTM-i, tegelikult ei ole ju jätkuvalt, vaata teisi tippime. Seal on sul Levadial on ka seal paar mängu, kus on mingi 2 KTM-i põlis. Kes Levadial KTM-id on Peetson? On või? Peetson, Turr, Peetson ei ole vist, Peetson ei ole. Turr on, ta on oma selle Infoneti nii ajastu KTM, mis tegelikult okei, ütleme, et on KTM. Siis on Valner äkki sai või? Ühesõnaga ma ei mäleta. Vaata Jakalööv oli näiteks Levadia eelmise aasta KTM, kes läks minema, ka tehti nii Eesti jalgpalli teene. Aga tegelikult Levadia on natuke keerulises olukorras. Minu mõelest ka Paidel jätkuvalt on seal tihti lugu 2 või 3 KTM-i, et see on totaalne jama, et ma räägin, Kaljul on tegelikult 5 normaalset KTM-i, aga sul ongi Nikolai punasega väljas, Berk vigastatud, Tarasenkov oli tõsine viirushaigus, sul jäigi 2 tükki alles, sul on tegelikult 5, aga 3 sa kasutada algkoosseisu ei saanud, et oleks seal, näiteks oleks, ma ei tea, Romi Siht või Orlov oleks ka midagi juhtunud, sa paned juba reaalselt 16 aastas selle väljakule ja hakkad seal tegema mingid oma kuradi KTM vahetusi või nii-öelda häbistama seda Eesti jalgpalli, et ma ei tea, lõpetame selle porno ära, et räägin, Kalju keskmine vanus on hetkel mingi 21,7. Väga palju Eesti noormängijaid on seal hetkel saanud võimalus, et mis ta siis ei tegutse Eesti jalgpalli huvides või? Aga selle reegli peal ei tegutse, et saame kaineks, jah. Lõpuks on mitte mina see, kes rändib, aga võib-olla minu hetk tuleb see episood. Kelle sa 3. paneksid? Premier League jõujoontes. Mul on natuke raske panna nagu 3. võistkonda, kelle nagu koduväljak ei soosi üldse nagu jalgpalli mängimist, aga ma arvan, ma jõujoontes peaks ikkagi nagu Narva Transi kelle 3. panema. Mina paneks Paide 3. ikkagi. Mul on nagu selles mõttes, et see nagu tulemusi liiga palju ei hinda, aga kui Narva Trans ikkagi võitis Paide, et võitis nagu 1-0, et siis ma arvan, et ma peaks ikkagi nagu Narva Transi 3. panema. Ei, ma panen ikkagi Paidet. Lihtsalt sellepärast, et tead miks või? Sest Narva Trans on täpselt see tiim, et ta hakkab ammustama tugevaid, aga nõrkadega üldse ei saa hakkama.
Kurzhovski võib-olla hooaja peale saab, aga praegu küll Narva ei tea, kuidas ise rünnata, kuidas ise domineerida. Jube lihtne oli Kuressaare nende vastu mängida, jube lihtne. No need on need mängud ikkagi, ma ütlen, et mina vaatan üldpildis on Paide vastu, nagu kui ma vaatan kõiki Premium Liiga võistkondades, üldpildis on Paide vastu keskmiselt raske mängida kui Transi vastu. Ma ei ole kusjuures isegi nõus. Ma arvan, et näiteks Pärnu vaprustel asjadel on näiteks Paidet kinni panna palju lihtsam, kui näiteks Narva Transi kinni panna. Ma arvan, see Pärnu vaprus seisab selle, kui nad praegu mängiks lähiajal Paide vastu, ma arvan, Pärnu vaprus seisaks selle Paide samamoodi väga selgelt ära, kui nagu nad seisid Flora ära või Kole, meil on üks, mis sa hüpoteetiliselt, meil oli Kuressaare Paide lõi Kuressaarele 2, Trans ei löönud Kuressaare, ongi kõik, Trans ei löönud kodus Kuressaarele, Paide lõi 2. Ma arvan, end of debate. No, aga mägin end of the debate on see, et Narva võitis Paidet. No jaa, aga see oli enam-vähem võrdne mäng. Võrdne mäng, millel... No jah, aga Narva oli kodus. Jah, okei. Ühesõnaga, mina paneks Narva 3, sa paneks Paide. Kelle sa sinu... Mul jah, ütleme, et nagunii mul tuleb nagunii, et... Sul tuleb nüüd Paide või? Või sa paned kellegi veel Paidest? Ma panen ikkagi Paide ja ma ei tea, tegelikult arutame natuke seda, ma ei tea, mis sa... Ma kuradi, mul on selle Floraga veits kahtlen, et tegelikult, vaata, sa oled nii hea, kui oli viimane mäng, aga no Kalevist nii olgem aast Kalev meil mõlemal viimane ilmselt pika puuga, nii et ma kuidagi, ma ei taha üldse seda Flora Kalevit üldse nagu võtta arvesse. Ja seepärast mul Flora ei saa ka 4, sest et ülejäänud mängud oli puhas katastroof. Nii et mul oleks Narva Trans 4. Jah, ma seda Flora Narvat ma tegelikult ei näinudki normaalselt, et selles mõttes mul on jah siin võib-olla natuke raske mingid jõujooni selle nurgalt panna, aga... No võrdne oli enam-vähem Flora Narva. Jah, see oli enam-vähem võrdne. Ma tahaks kuskil muidugi selle Tammekaga ka toppida, sellepärast et Tammeka on... See Tammeka Kalju oli just minu meelest see mäng, et... Tammeka ma paneks pärast Florat, ma võin selgitada sulle miks. Et vaata, kui me siin nagu tihtilugu kritiseerime, et mängud on, ma ei tea, ebaatraktiivsed ja värgid, et ja ma räägin, need väljakud tihtilugu nagu soosivadki seda, et see mängaks ebaatraktiivne seal Famal ja asjadel, siis Tammeka on küll selline punt hetkel, kes on ikka, keda on fun vaadata, et oli see Tammeka Levadia väga fun vaatamine, ma kujutan, et Tammeka Kalju oli erapooletule vaatajale. Kuule, Tammeka Kalev oli okei. Ja Tammeka Kalev oli tegelikult väga fun vaatamine. Tammeka on väravat vähem 6-6 3 mängu peale. Keskmiselt nad löövadki keskmiselt 2 väravata, keskmiselt lased, see on täpselt Tammeka. Aga me hindame nagu jõujooni. Atraktiivse poolest ma paneks Tammeka esimeseks praegu reaalselt. See tiim, kuradi lustib lihtsalt Tammeka. See polnud minu bingopiletis aastale 2025, aga Tammeka lustib. Tammeka on kuradi kõige atraktiivsem võistkond Preuliigas. Ja, aga vaata, minu jõujooned on sellised, et ma näen, et selle ründepaariga on võimalik lüüa rohkem, kui sulle lüüakse. Kas meil on kaitseliini halb? No lihtsalt väga halb. On, ma olen nõus, et see kaitseliin on halb ja pikas jooksus üldjuhul, kui su kaitseliin on halb, siis nagu hästi ei lähe, aga märgin, selle ründepaariga on võimalik. Ei, see ründepaar ja ma isegi ütleks. No ründemäng üldse. Ründeliin on minu arust, et Tanimo paneks veel, ma kestina juurde täitsa hästi ja kuradi nii hästi on kokku mängitud ka nagu. Aga ma ei saa neid isegi Florast ette panna. Lihtsalt sellepärast, et võistkonnas peab mingi balanss olema. Nad on muidugi sellest tagumisest nelikust on tugevamad, ja tegelikult oluliselt tugevamad. Ja ma olen sinuga nõus, selle ründega nad saavad veel suuri võite selle ründe abil ja päris me näeme häid mänge, kui just Martti Pähn ei otsusta mingi hetk kruvid täitsa kinni keerata, aga sa ei saa keerata, kui sul on Basher ja Koskor on põhis, kuidas sa keerad kinni? Kusjuures sa ütlesid mulle, vaata, et sina näed 2 ründaga Eesti koondist. Midagi sellist ju nagu, mitte Basher ja Koskor, aga mingi Sappinen, Alex Mattias Tamm võiks ju midagi sellist välja näha reaalselt. No jah, et jah, ma ei tea, selles mõttes, et... Okei, kuidas sul on siis 4-6 koht? Minu 4 on Paide, ma panen siis ikkagi 5. ka Flora ja 6. Tammeka siis, et kuigi mul on selline... See 4-6 mul tegelikult on päris sarnasel pulgal hetkel. Okei, no mul on põhimõtteliselt, me oleme siis 1-6 sama, ainult et mul oli Trans madalama kui sul Paide. Flora, ma ütlen nagu seda võib-olla nii palju, et kui ma seda Narva Florat mul on nagu raske hinnata, aga ütleme, et seda ma usaldan, et võrdne mäng oli, siis vapruse mängu ma nägin täies ulatuses. Seal ma nägin väga nii-öelda üheülbalist Florat, et keda nagu väga lihtne oli seal lukku panna, et kuigi mul alati selle puhul nagu ei meeldi see, et mis tihtilugu välja tuuakse, et kui tugevama võistkonnaga mäng ei õnnestu ja väga midagi ei loo, siis
alati räägitakse sellest, et kui kehv see Flora oli. Mulle meeldis, kui nagu selles olukorras kiidetakse ka Vaprust, et tegelikult paned käigud lukku ja oledki tubli, et minu meelest oli see väga suur osakaal oli ka sellel Vaprusel selleks, miks see Flora nagu nägi nii halb välja, et kui me vaatame, loomulikult Tallinna Kalev on praegu palju kehvemalt seisus kui Vaprus, aga me nägime tegelikult ju ikkagi, et kui lihtne oli Floral samamoodi tegelikult ikkagi Kalevit murdana. Mul on väga huvitav, kuidas sa järjestaksid 7-9. Ma panen ikkagi praegu Pärnu Vapruse 7. sellepärast, et ma arvan, nad tegid väga head korrektuurid, kui me siin 2 nädalat tagasi arutasime Premier League'i nagu esimesi arenguid, siis Kalju sõitis 3-0 üle, siis tuli järjest, tuli veel transilt. Narvas oli halb mäng. Tuli 3-0 ja minu meelest nad läksid hooajal teistmoodi peale, kuna nad nüüd seda 2 viimast mängu mängist. Ehk siis need tulemused andsid neile õppetunni, et nad ikkagi ei ole sel tasemel veel. Teil joppas jälle esimese vooruga nagu eelmine aasta. Ma ei ütle, et joppas, me pigem näitasime selles mõttes, et Vaprusele kätte, et kuidas selline tiim Eesti liigas võib punkte teenida, et näitasime lihtsalt teile head infot. Vaprusel on see ka vaata, et tegelikult ikkagi see on nagu mingid asjad justkui on nagu ebaõnn või nagu sellised päris suured otsused on olnud. Ja ma ütlen, et nad on nagu valed otsused. Näiteks teie löödud värav, neina vastu on ju. Kui joone kohtunik nägi, et see on värav, jumala eest muidugi ta peabki selle otsuse vastu võtma ja ma lihtsalt ütlen, et tegelikult me ei näinudki, mitte ühtegi kaamerat ei olnud sellist, mis tõestaks vastupidist, loomulikult siis VAR ei saanudki midagi teha, aga ei tõestanud ka seda, et seal oli värav. See on nagu, lihtsalt kui sa vaatad Pärnu Vapruse vaatenurgast ja liidad sinna selle karika veerandfinaali, kus 4. oleks tegelikult pidanud Narva Transpunase saama ja siis selle, kui sa kaotad, sa pead nagu tabeli liidri ja üldse nagu suure klubi vastu pead vastu ja siis lõpus annad, tegelikult annad ise selle rumala penalti. Mina väidan, et sellised penaltid ei ole nagu selle jalgpalli kuidagi, mis on see, football spiritiga nagu kuidagi koskas, aga by the book loomulikult on penalti ja tegelikult by the book me võiks iga nagu, see on nii ära leerdatud väljend, aga iga rünnak me võiks leida mingi veakastis ja me võiks iga rünnak penalti panna ja põhimõtteliselt vaidlusi oleks. Ja vaata, kui ründaja on parem kui kaitsja jõuab ette, siis viskad. Ei nojah, see selleks, lihtsalt Vapruse vaatenurgast tegelikult natuke nagu õnnetud olukorrad sellised. Aga ma tegelikult ja 8-9, kuidas sa paneksid? Sa maksid Harju siis ette? Ma ütlen ausalt, ma seda Harju Kuressaaret ja Harju Kalevit ma ka tegelikult normaalselt ei ole näinud, aga mul enne hooajal, kus oli Harju juba nendest ees, kui ta võitis, siis mul ei saa jõujoonet kuidagi nagu muutuda ka. Aga mul on, ma natuke ujun vastu voolu siin, ma ütlen, et Harju on 9 minu joontes ja see võit Kuressaare üle ei muutnud mu meelt. Ja nad võitsid ja tublid ja mul on tegelikult Harju üle hea meel. Eriti viimaste uudiste valgustes, et nad seal linnas võitsid on ju. Ja minu meelest, aga jõujoontes on minu meelest Kuressaare neist ees. Ja minu meelest on jõujoontes, ma ütlen nagu mingi debiilse asja, minu meelest jõujoontes on Kuressaarega Vaprusest ees praegu. Kui ma lihtsalt analüüsin 3 vooru. Mul on lihtsalt, ma tegelikult, ja ma hindan praegu ainult peatreeneri tööd ja seda koostöös, mul on tegelikult, ma olen vist nagu selles mõttes, ma ei taha väga pikalt seda analüüsida, aga minu meelest nad on nagu paremas. Siis on nagu neil Kuressaares mängulist on kõik hästi. Mulle meeldib, kuidas nad mängivad. Vaata, Kuressaare on mänginud kõik oma mängud kehvade kunstmurudel, et tal on mida halvem kunstmuru, seda parem mäng, vaata. Mis sobibki neil ideaalselt, et vaata, üks rumal klišee, mis on jalgpallis see, et kui on nagu kehv väljak, et siis ta on nagu mõlemale võrdselt kehv, siis ma sellega nagu absoluutselt nõus ei ole. Muidugi ei ole see. Pane kehvale väljakule siin, ma ei tea, Eesti, Hispaaniaga mängima, me oleme see on natuke absurdne näide, aga pane Poolaga mängima ja ma ütlen, et me oleme võimelised ka heal päeval kehval väljakul selle ära hoidma, aga heal väljakul me ei ole seda kunagi ära. Praegusel juhul on tegelikult kõikide nende klubide eesmärk ja nad täidavad seda tegelikult päris hästi, ka suurte vastu, endast suuremate vastu, lihtsalt punkte koguda praegu. Sest et Kalev on nii kohutavas seisus ja kui Kalev siin ja ei ole näha, et näiteks esimeses ringis Kalev oluliselt kuidagi paremaks saaks, lihtsalt tuleb edu sisse teha ja Kalev ongi 10. Siin ei ole nagu, nendel võistkondel ongi ainult üks eesmärk. Ja siis edasi juba vaatad, jääd äkki 8. isegi, siis ei pea neid nõmedaid ülemineku mänge mängima, ongi kõik. Sest Kalev on lihtsalt lootsutu. Kalev tegelikult, see Kalev, mida ma vaatan, selline võistkond ei tohiks kuuluda Premier League'sse.
esimese 3 mängul põhjal tuleb nagu nõus olla jah, et päris kole on hetkel see on. Ja rohkem seal midagi analüüsida ei ole, et suur töö on neil ees, aga materjali nagu ka väga ei ole. No ma ei tea, kas see Teemu Taino võib-olla teeb mingi Eesti Premier League'ga, okei, rekorditi seda teha, ütleme viimase siis, ma ei tea, 10 aasta rekordi, et Lasnamäe Aegseid ja Rakvere Tarbaid ei ole võimalik üle teha, aga punktid per keskmine mäng, et seal on juba eelmise aasta vaata lõpp oli nii kohutav, et see on nagu kehvast. Mina ei saa aru, mis ta võlu on siiamaani, et võib-olla ta võlu on milleski, aga see pole nagu väljendunud. No tema võlu on selles, et ta on Unibeti ambassador Soomes. See võib olla küll. Okei, siuksed Premier League'i jutud, siis tegelikult on täitsa toredalt alanud. Võib-olla see on natuke halb, et nüüd juba nii Paide, Kalju, paneme siia Flora puntrasse, paneme isegi Transi siia puntrasse, on juba 3 punkti maas Levadiast. 5 punkti. Ei, no Paide on 3. Paide on ainsana 3, Flora on ju. Floral on üldse 4 punkti kokku. Flora on ka 5 maas. 4, teil on ka 4 punkti, Transil on ka 4 punkti. Ja ma räägin, et ülejäänud kolmika on 5 punkti maas juba. Et see on juba tegelikult natuke ei tõota head, aga nüüd järgmine voor. Räägime võib-olla sellest järgmine episood lähemalt, aga Levad ja Kalju kohe võimalus tagasi teha. Või siis ütleme niimoodi, et pärast 4 vooru on meistritel juba läinud enam. Nii võib ka juhtuda. See on kusjuures naljakas siuke seik kalendrist, et 12. aprillil on pandud ju derbi Flora Levadia on pandud A Le Coq Arenale. Üks voor pärast seda mängud pandud, on Flora kodumäng pandud Sportland Arenale ja pärast seda on jälle A Le Coq Arena, et seal on nagu huvitavad arengud. Võib-olla aprillis ei kannata. Muru peab taastuma ka natuke, jah, seal ei saa. Aga see on nagu lihtsalt huvitav, mingid muru, kunstmuru. See selleks. Vot. Räägime nüüd, ausalt väga ei taha, kõrini nendest teemadest, aga peame rääkima 2 minust väga kurba teemad. Et alustame siis presidendivalimistest, Eesti Jalgpalliliidu presidendivalimistest, küsiti Sokkerneti ajakirjanikud, helistasid mõned Vene klubid läbi. Ma arvan, et seal oli nagu see rõhk oli Vene klubidele, ma arvan, et see käib ka teatud Eesti klubide kohta ka, nii et nimetame lihtsalt teatud klubid läbi. Ja siis lugesin neid argumente, miks siis need klubid ikkagi toetavad Aivar Pohlaku kandidatuuri, see on absoluutselt iga klubi enda otsus, keda ta toetab, selleks ongi vabad valimised on ju, tegelikult me ei tea, millal need toimuvad veel, me ei teagi, tegelikult ei ole ju, Ragnar Klavan küll on oma programmi esitanud, aga ametlikult ta ei ole ju veel oma kandidatuuri välja pandud, tal peavad mingid poolthääled olema, aga see selleks. Ühesõnaga, ma ütlen edasi sõnad, et inimestel oleks kontekst, ma olen täiesti endast väljas sellest, et see on täiesti naeruväärne, see tekitab väga kurbi ja vihaseid mõtteid minus. Ja ma ei teagi, millest alustada. Äkki sa ka kommenteerid selle korra? Jaa, aga selles mõttes, et emotsioone ta tekitab ja mitte positiivsed emotsioone ka minu jaoks, aga ma ei saa nüüd öelda kuidagi, et siin mingi üllatunud oleks või et konkreetselt Vene taustaga klubid seda jalgpallile samamoodi näevad, et minu see kinnitab täpselt seda, millest me oleme siin algusest peale nagu presidendi valimistest rääkides rääkinud, et kui keeruline see nagu kogu see kontekst üldse on, kus sa kandideerid, et kui meie siin räägime ja paljud sellised nooremapoolsed, ma ei tea siis eestikeelsed või üldse nagu jalgpalliklubid ja jalgpalliinimesed räägivadki sellest, et mis on nagu selle valimiste nagu põhiküsimus võikski olla see avatud, koostööle suunatud jalgpalli juhtimine, avalik diskussioon, siis me näeme, et kui palju on ikkagi Eesti jalgpallis nagu neid klubijuhte, kellele see praegune mudel sobibki ideaalselt, et see ongi see, et millega nemad ongi ideaalselt rahul, et on üks kindel liider, kes midagi mõtleb, otsustab, teeb, et see ongi see, mida nemad jalgpallis üldse ootavad, ja siis kui vahepeal saab suhelda ja omi mõtted ka talle edastada 4 silmale, siis ongi kõik nagu super hästi, aga ma mõtlen seda, et millega me siis ikkagi nagu jätkuvalt ka nende klubide näitel nagu jube rahul oleme, et ma mõtlen, et mis nagu võiks need põhitegurid olla, et kuidas me nagu ikkagi hindame seda jalgpalli, et kas meil siis, ma ei tea, jalgpallil nendel samadel klubidel läheb siis vähemalt majanduslikult läheb hästi või no ei lähe, kas me kuidagi nagu sportlikult oleme Euroopas mingis konkurentsivõimluse tasemel, no ei ole, kas meil siis vähemalt jalgpall on nagu Euroopa mingi keskmisega võrreldes mingis heas kohas üldse, no ei ole seda ka, et mida meil siis reaalselt üldse on, et see praegune, loed see arvamus, et oi, et jalgpall on jube õigel teel ja jube hästi on kõik, et mina ei tea, minu ambitsioonid on siis nagu nii suuremad kui
konkreetsete klubidele, aga no ma ei näegi üldse, no millega siin üldse nagu jube rahul olla, et. Okei, no alustame. Need Eesti jalgpalliklubid, kes võtsid sõna. Esimene argument. Ragnar Klavan, ma ei ole kindel Ragnar Klavani kandidatuuris. Esimene viga kohe. Selles ongi asi, selleks ongi vaja muutusi, et meil ei juhiks üks inimene. Meil on vaja, et juhiks tiim, koostöö inimesed, et erinevad osapooled oleks kaasatud, oleks konsensuslik otsus ja me liiguks nii edasi. See on esiteks. Ma ei tahagi, et Ragnar Klavan üksi seda juhiks jumala eest, see oleks kõige hullem asi üldse. Ma ei taha, et meil otsused juhtuksid nii, et tšau Aivar, mul on siin asi, siin on probleem. Tšau Aivar, kuule, siin on see on täielik nonsense aastal 2025. Me ei ole, me tuleme siia, võib-olla aastal 1993 oli see okei, vaata, nüüd see ei ole okei. Ma ei tea, aastal 1993 oli okei oma ärikonkurent näiteks ära tappa, vaata. No siis oli telefonarve nii suur, et siis ei saanud veel lihtsalt, aga 99. No jaa, aga 93 ma räägin, oli võib-olla, või 99 ka veel oli mõni väike tapmine teha. Teine asi, argument, mis on täiesti debiilne, no sorry, vabadust. Mina ei saa aru Ragnar Klavani programmist. Mis kuradi programmist sa ei saa aru, kallis inimene? Millest seal programmis võib olla kirjas, ma ei tea, et kuradi, et ei ole vahet, kas seal on kirjas noorte üleminek 2000-3000 eurot, ei ole vahet, kas seal on kirjas FIFA koht 50-60, kui seal on kirjas, et avatud juhtimine, kui seal on kirjas, et Premium Liiga kuradi fännidele vähem teeme tingimused fännisõbralikuks on ju. See ongi see, mida me tahame. Reaalselt see ongi see, mida Eesti jalgpall tegelikult vajab. Ja, aga vaata, see ongi see programm, mis ütleme, kasutuseks sõna programm, ideed, mis absoluutselt ei kõneta. Osa seltskonda need ideed, et see võib kõnetada sind, see võib kõnetada mind, see võib kõnetada paljusid tribüüni jälgijaid, jalgpallisõpru, ka mingid klubisi, aga väga suurt osa absoluutselt ei kõneta. See ei ole üldse oluline. Ja siis nüüd, kallis, ma ei tea, Narva Trans näiteks. Ma kusjuures selles mõttes on ikkagi sügav kummardus inimestele, kes veavad klubisid. Ma ei vea klubi, on ju. Ma vean tribüüni näiteks, et see on, ma arvan, et see on lihtsam, aga ka nõuab natuke. Suur respekt on ju, mis iganes ja enamik paneb sinna oma aega raha, absoluutselt pole küsimusi, aga ma ei tea, näiteks Narva Transi näitel, kas teid rahuldab see, et teie mängudele tuleb 100 inimest vaatama, mille jaoks te teete, kas sa teed seda nagu, kas teie arvates jalgpalli tehakse nii, et sa lihtsalt paned raha ja vaatad treeneri pingi pealt jalgpalli või? Sellest me räägimegi, me tahame, et Eesti jalgpall ei oleks ainult mingite ärimeeste omavaheline lõbu. Me ei taha, et oleks mingit jalgpalli 21 ametnikke lihtsalt kohustus, mida teha. Ma tahan välja tulla ja ma tahan inimestega kohtuda, arutada jalgpallist ja et nad ei arvaks, et see on mingi debiilne, et see on mingi karvase, mingi perverdi asi, vaid see on normaalne ühiskonna osa. Ma tahan, et me liiguks sellele ja me ei ole 30 aasta jooksul alates Eesti iseseisvumisest, taasiseseisvumisest. Minu meelest eriti samme astunud selle, meil ei ole ideed, meil ei ole ressurssi ja olgem ausad, meie kuvand on juba nii perses, et me peamegi seda muutma hakkama. Ja klubid ja me jätkame mingitele nagu, aga Aivar on alati kättesaadav, on nagu argument. Okei, no saad aru, mina ei arva, et see on normaalne, et Aivar ongi kõigile kättesaadav, see ei ole normaalne. Et meil on Rahvaliiga finaal ja selle toimumispaigaga tegeleb Aivar Pohlak. Meil on 3. liigas on mäng vaja ümber tõsta, sellega tegeleb Aivar Pohlak. Ja vaata, siin on, ma räägin jätkuvalt, on võtmeküsimus, no meie võime seda pidada kõik absurdseks, on ju. Aga kui sa tahad kandideerida hetkel sellises valdkonnas nagu jalgpall on, sa pead tunnetama seda ruumi. Sa pead tegelema ka nende klubijuhtidega, kes mõtlevad niimoodi. Eks ma loomulikult on, mida me oleme ka arutanud siin, et mingid hääled on sellised, mida ei olegi võimalik saada, mingid hääled on sellised, kus ongi võib-olla natuke on vaja rohkem suhelda, mõnele võib-olla natuke rohkem präänikut anda nii halvasti, kui see ei kõla, aga see on see koht, et kui sa tahad midagi muuta, siis sul on vaja need inimesed saada. Et see on see, et sa räägid meile, võid sa rääkida sellest avatud juhtimisest ja asjadest, et sa võid sa lõpuks selle avatud juhtimise tuua siis, kui sa võidad, aga selle avatud juhtimisega sa hetkel Eesti presidendi valimise ei võida või jalgpalliga presidendi valimise. No jah, aga mis ja see kuradi jumala hea, et Ragnar Klavani taga ongi mingid inimesed, kes on jalgpalli sees. Loomulikult see on juba hästi läbi töötatud, et Veiko Veskimajast on tehtud kuradi siuke teemon, et jumala eest, et
emad kardavad lapsi õue viia, kui Veiko Veskimäe on kilomeetri kaugusel, on ju. Aga see ongi hea, täpselt seda ongi vaja meil, et kuradi, et meil ei oleks üks mingi tarkpea seal ees, vaid meil oleks reaalselt tiim, nagu koosneks inimestest, kes oleks nii väljast kui ka seest ja kes teaksid nagu midagi juhtimisest. Ja see, ja järgmised ideed, sorry, ma pean seda, kuna ma töötan selles valdkonnas, Nikolai Bordakov ütles, et Kihlveo kontorid rikastuvad lausa Premium Liiga sellest, et nad panustavad Premium Liiga mängudele, et ma võin nagu vihjeks seda öelda, et Kihlveo kontorid, ka need, kellel on litsentsid Eesti turul, need ei rikastu selle pealt, et keegi panustab Eesti Liigale, see käive on umbes 0,00001 eurot kuu käivest, võib-olla veel vähem. Ainuke, mis ma võib-olla siin lisaks kiirelt, et ainuke, kes võib rikastuda, on mõni jalgpallur. Võib-olla jah, et Portakovi lõi natuke omal ajal need skeemid segaseks ja nüüd tuli see mõte. Ühesõnaga täitsa nagu hull ja üht asja ma tahaks veel lisada, et mind õudselt häirib, kuidas Eesti jalgpall kogu aeg tuleb välja mingisugune kas jokkskeem või mingi hall skeem, kuidas on siin-seal tehtud, just kui nagu paberil on õige, aga kogu see juhtimine täis mingid halle alasid, halle mingid otsuseid, mis on nagu minu jaoks täiesti absurdne. Ja kõik need klubid tegelikult alates sellest samast Araratist, neil on nagu hea vaata, sest Aivar aitab ja Aivar segab neid samadesse kuradi skeemidesse, et kuidagi elus võib püsida. Ja vot see võib-olla tõmbabki neid klubisid lõpuks, et Aivar leiab mingi skeemi, et ma jään ellu. Võib-olla see ongi siis see põhiargument lõpuks. See on absoluutne point, jah, kahtlemata. Nii, ja nüüd räägime ühest, ma lubasin, just türastunud klubist, Kuressaare FC. Ei taha, ma siinkohal ei mõtle mängijaid, kuigi me võime igast nalja teha, ma arvan, et mängijad ja treenerid selles mõttes ei ole süüdi milleski, aga ma tahaks rääkida sinu nimekaimust. Ma arvan, et kõige rohkem mind ma räägin siis Otto Robert Lipu loost, me nagu oli see raha kogumine värkis järgi, ma ei taha sellest üldse nagu tegelikult selles mõttes protsessist peatuda. Otto Robert Lipp otsustas siis, või andis teada Markus Jürgensonile, et ta ei taha seda raha, mis me kogusime. Markus Jürgenson kandis kõik tagasi kõigile, kes kogusid, fine, see lõppes nii. Ja loomulikult siinkohal peab ka jälle mainima, et see kuidas mängijaid koheldakse, on kõik ilmselt, kas just kõikides, aga väga paljudes Eesti klubides, see ei ole nagu ainult Kuressaare teema, aga üks asi, millele ma tahaks peatuda, see Kuressaare ongi ehe näide sellest, kuhu Aivar Pohlaku juhtimine meid ongi viid. Kõigepealt Kuressaare klubi kui selline eksisteerib ainult sellepärast, et Aivar Pohlak tahab, et see eksisteeriks, on ju? Ma arvan küll, jah. Lepime selle kokku. Ma arvan küll, jah. Kui Aivar Pohlakul, ma ei tea, ei ole tahtmist, ei ole vahendeid, mis iganes muu fantastiline mõte tuleb pähe, tahab võib-olla Hiiumaa FC teha, siis see Kuressaare põhimõtteliselt lakkab eksisteerimas sellisel kujul, nagu ta praegu on. Vähemalt meeste tasandil, jah. Jah, noored teavad kindlasti, aga mingid noortegrupid, aga see Premium Liiga sats läheb kohe põhja. Vot. Ja see, need, kes need on seal? Juhatuse liikmed on ju. Et see esimene juhatuse liikme esimene mõte kohe, see esimene kommentaar, minu meelest ta kirjeldabki täpselt seda, milline meie jalgpall on. Nagu täpselt seda, mida ma ei taha oleks ja kahjuks milline ta enamuses on. See, ma räägin siis sellest, kuidas Mario Pruul ütles, on ta vist Mario Pruul vahetada, kes on ka noorte juhtide projektijuht, ei tii, kuidas ta ütles, et see panigi mind tegelikult, reaalselt see kommentaar pani mind tahtma, et me peaks midagi Otto Robert Lipule head tegema. Ütles, et see ei olnud, täpselt tsitaati ei tea, aga see ei olnud vaata hea mõte üldse avalikus, mis ta üldse tuli. Põhimõtteliselt see ei tee talle head, et jah. Just. Ja Kuressaarel ei ole raha, nii, siis järsku Kuressaarel leidus raha, kui mingi aktsioon hakkas toimuma, on ju. Ja nüüd nagu sellest, et mina isiklikult ei usu, ma ei tea muidugi, võib-olla on, aga lihtsalt vaata olukord ongi selline, panebki mind nii mõtlema, et ma arvan, et Otto Robert Lipu peale suruti, öeldi, et kuule,
kanna raha tagasi, umbes ütle, et kõik on korras, Kuressaarega lahendati. Ja minu jaoks ongi see kuradi türastunud olukord, kuidas meil mingid inimesed väljaspoolt hakkavad juba jalgpallureid inimesi survestama. Ja seda ma ei taha näha Eesti jalgpallis ja kahjuks on siiamaani on ja see jääb ja ongi nii, et mingid... Vaata, Eesti jalgpalli puhul või siis vähemalt võimuladviku puhul on kõige hullem asi on see, kui keegi kritiseerib midagi. Et see asi ei näegi nii hea välja, kui ta kuskil ühesõnaga õhuloss hakkab kokku kukkuma. See on see Eesti jalgpalli nii-öelda kuvand, mis on nagu üritatud loodud. Alustame sellest, tõesti, et meil on siin täisprofessionaalne liiga ja meil on siin protsessid ja arengud ja kõik asjad on jube hästi. Aga siis, kui keegi süsteemi seest, olgu see lõpuks, vaata, miks on mingid klubid hakkavad saama nii-öelda vihavainlasteks, ta tuleb avalikuks mingite asjadega, et millega ta ei ole nõus, siis sa töötad meie jalgpallile vastu ja siis sa oledki reetur. Seda me teeme alustades klubijuhtidest kuni ma ei tea, kui tõesti Märten Pajunoorm ütleb, et siin oludes ei tasu normaalselt jalkat mängida, siis sa oled ju tegelikult, sa oled ju reetur, sa oled ju, ma ei tea, sa oled mõõdetu mees, et see on see, mis kahjuks on üritatud luua, jah. Vot, ja minu meelest on nagu eriti kuradi ime all jälk, mis iganes epiteete siin saab kasutada, et esiteks nagu see, ütleme, inimene, sellisel ametikohal inimene, kes peaks just kõigest toetavam olema, see hakkab siin nagu ründama, see loob sinu ümber sihukese fooni, et sa oled nagu vaenlane või tegid midagi valesti. Ja minu jaoks on kõige haigem see, et tegelikult see inimene ei olegi mitte keegi. Tema seal ei otsusta, need 3 venda, kes seal on, nad ei otsusta mitte midagi Kuressaare suhtes. Vaata, aga siin on väga suur erinevus. 8-5 sa oled Jalgpalliliidu noortede juhtide projektijuht. 6-9 oled sa FC Kuressaare juhatuse liige. Nad on väga erinevad rollid. Sa pead eristama neid, Ivan. Oota, aga mis hetkel intervjuud tal võeti? No mul on see õhtul. Ikkagi õhtul. Siis ta ei olnud üldse selle... Me teame seda teise jalgpallijuhiga seoses, et seal on ikkagi väga erinevad rollid. No võt, aga siin kohal, ma kirjutasin seda mõtte, kordan selle veel kord, et minu meelest eraklubi tegelikult antud juhul jällegi teeb, mis tahab, palkab sinna kas või, ma ei tea, Freddy Krügeri endale presidendiks, aga Eesti Jalgpalliliit on nagu siuke MTÜ, ikkagi avaliku huviga ja see on nagu mõttekoht, kas see inimene, kes niimoodi selliseid sõnu kasutab avalikus ruumis, kas tema peaks juhtima noorte tööd Eesti Jalgpalliliidus. Minu arust ei peaks. Minu arust Mario Pruul peaks, kui tal on mingid enda asjast, ta peaks ise tagasi astuma, aga ta ei astu, sest et Aivar ei luba. Siis peaks Jalgpalliliit ise nagu töösuhte lõpetama, aga Aivar ei luba. Ja siis me olemegi nii, et me pane see variant lõpuks tekkis ongi see, et me unustame selle võimalikult kiiresti selle loo ära ja ongi kõik. Tead, mis on naljakas või? Et tegelikult ei olekski ju mingit lugu, ilmselt mingit korjandustki oleks, kui Kuressaare oleks olnud meie paha, vaata. Eelmine aasta meil oligi, see aasta ka on tihe, aga me proovime leiame mingi lahenduse, võib-olla mitte homme, aga me paneme tööle vaata täiesti meie paha. Ma arvan, et mitte see oleks unustatud homseks. Ja, absoluutselt, et räägin lõpuks on ju kõik, mis on su enda tahe. Aga see ei tulnud, vaata, see ei tulnud loomulikult. Su esimene mõte oli kohe rünna. Aga vaata, kui su enda tahe on siis, või siis ütleme see, kui su oleks isegi see tahe, on nii vastuolus selle kuvandiga, mis me oleme üritanud ehitada, et meil tegelikult on kõik hästi, et meil siin ei ole üldse mingit probleeme ja see märgis, et täisprofessionaalne liiga igas mõttes töötab nii hästi. Kui ta sellega kokku ei lähe, aga siis sa ei saa seda endale tunnistada. Vaata, ja me sinuga podcastis ju, me oleme igast nalju teinud, et Kuressaarest oleme siin 12 sekundit ükskord rääkinud ja 10 ja üldiselt ei räägigi ja sellepärast ei räägigi. Sellepärast mul ei olegi tahet ja täna ka ma oleks see normaalse ehituse klubi, ma oleks tahtnud tegelikult pikemalt arutada Kuressaare, ma ei tea, taktikalist Sandra Posti tööd, aga ma ei taha, mul ei ole tahtmist. Ma ei tea, miks ma pean ennast petma, et see on nagu mingi päris klubi. Ei, ennast petma ei pea, aga ma räägin ka ühe mõtte, mis mul tegelikult, kui mina seda podcasti esimest korda kuulasin, siis enamus inimeste arvamus oligi see, et kui jube organisatsioon see FC Kuressaare on või tegelikult milline üldse see nagu Eesti liiga jalgpall tegelikult kohata on, sest tõesti, ma olen nõus, et seda analoogseid juhtumeid, analoogseid bardakke ja suhtumisi mängijatesse on väga paljudes klubides. Ilmselt enamasti ei olema just see, et milline tegelikult see Eesti jalgpall päriselt on ja ma see on nagu väga-väga aus. Aga minu jaoks see ei olnud üldse kuidagi üllatav ega šokeeriv. Mis minu jaoks jäigi olema, mis pani mind kõige rohkem mõtlema just sellega, et me nõuame klubidelt, et nad väärtustaksid oma mängijaid, mis on loomulikult õige.
ja kui me võime asendada siin selle FC Kuressaare, mida ei sina ega mina ei austa, ja väga paljud jalgpallisõbrad veel ei austa, Kuressaare inimesed ei austa. Ja Kuressaare inimesed ka ei austa, aga me võiks asendada tegelikult selle vabalt mõne teise sükse väiksema Eesti Premier League klubiga. Et kas meie nagu fännidena, et okei, kui praegu tekkis mängija probleem, siis me nagu väärtustame seda, me oleme valmis appi tulema ja see on nagu väga südantloojendav. Aga kas me tegelikult väärtustame sellised mängijad, et tegelikult reaalselt niimoodi ongi, et kui inimesel on unistus mängida profijalgpalli võimalik kõrgel tasemel ja isegi kui ta ei küündi Eesti koondisesse, mida paljud jalgpallurid ei küündigi, ta tegelikult on nii suur spordifanatt, talle tegelikult väga meeldib seda, mis ta teeb. Ta teeb seda nii hästi, kui ta oskab ja ta elabki niimoodi seda unistust elu ja siis, kui tal mingid unistused selle raames nagu purunevad, mis tegelikult tuhandetel jalgpallutel puruneb, 1-2 jõuab sinna tippu ja me teeme seda glamuuri, aga tegelikult on tuhandeid ja tuhandeid noori, kes on andekad, töökad, kellel mingitel põhjustel asjad ei suju, olenemata sellest üritavad ikkagi edasi minna. Et kas meie nagu väärtustame neid inimesi, et mulle jätkuvalt tundub, et ka meie jalgpalliühiskonna, spordiühiskonnana võime asendada selle siin jalgpalluri, võime asendada, ma ei tea, mingi 60 kohal võistleva suusatajaga, kellele avalik arvamus ütleb, et mida sa siin lolli mängid, et mine tootvale tööle, et mis on ka paljude inimeste arvamus meie siin tagumiste liiga mängijad või see Premier League tagumise otsa poole, et kui 25 oled, et mis siin nagu rolli mängid. Aga ma nagu ütlen siin alati, et minu meelest nagu elu ei pea alati olema ratsionaalne, et kui sa tegelikult nagu naudid seda, sa tahad seda teha, siis tee seda ja ma ütlen, et mina nagu alati olen hinnanud ka neid mängijaid, kelle karjääri tipuks jääbki nagu Eesti liiga ja ma tahaks nagu seda, et ka meie inimestena, et me ei pea seda FC Kuressaaret nagu siin jubedat väärtustama või me ei pea siin Tallinna Kalevi klubina väärtustama, et kes või siin, ma ei tea, Pärnu Vapust. Harjud, Vapust ja nii edasi. Aga neid inimesi, et neid jalgpallurid, et ma kindlasti ei taha, et nad mingi süljetops oleks, et mida ma paraku nagu tunnetan ikkagi nagu suurel määral. Ma räägin, see oli lihtsalt žest, miks mina pean seda edukaks, mis me tegime, me nagu näitsime, okei, seal võib-olla kokkuvõttes oli, ma ei tea, alla 100 fänni, kes seal toetasid, aga meil oli ka paar tundi aega lõpuks on ju. Ja lihtsalt see on, minu meelest me fännidena ka, see on täitsa mulle, sulle ja kõikidele fännidele ongi see, et vahepeal me peamegi näitama, me nõuame tihtipeale, et austage nagu klubid, austage fänne, mängijad austage fänne, aga mõnikord me peame ise ka nagu näitama, et jah, mitte et nagu et nemad ei saaks aru, et mäng kuulub me peame ise ka näitama, et mäng kuulub meile pealtvaatajatele, vaata, et me, kui vaja, siis me tuleme ka vaata, siis me oleme ka osa sellest, et me ei ole ainult need, kes, ma ei tea, seda õltsi libistab ja kuradi sifkasid põrandale sülitab ja siis läheb minema, kui mäng läbi on, et me oleme ka osa ja enda tegudega me saame ka näidata. Ja täpselt. Ja ma mõtlesin nagu selle asja juures nagu kogu selle juurde poole, et kui näiteks FC Kuressaarel või tõesti analoogsel ükskõik mis sellises Eesti klubi, kellel on analoogseid probleeme olnud, oleks seal 1000 inimest mängudel, 100 pealine ultragrupp, siis esiteks need 100 ultrat ei lubaks mitte kunagi oma ühegi mängiga niimoodi käituda klubi poolt. Ja need 1000 inimest tooks juba sellised piletitulu, et sul see 3000 või 5000 või 7000 eurot mingi mängija hüvanguks ära kulutada ei oleks mitte mingi probleem. Ehk siis ta juba selle nurga alt on totaalne nagu surnud ring. Kuna siin kedagi ei huvita, siis ongi võimalik väga lihtsalt nagu neid asju kuskil liiva alla peita. Aga kui FC Kuressaare oleks tulnud kohe alguses ka mingi avaliku kampaaniaga, et kuule, et meil on siin probleem, siis ma arvan reaalselt, et FC Kuressaaret nagu sellisel kujul aidatud ei oleks. Vähemalt mitte nagu, ta ei oleks nagu niimoodi lendu läinud, nagu ta praegu läks, aga kui FC Kuressaare oleks suhelnud mingite omade sponsoritega, asjadega, siis ma olen täiesti kindel, et see probleem oleks olnud lahendatud kohe. Aga räägin jätkuvalt, et jalgpall kuulub fännidele ja tegelikult selliseid asju, mingeid korrandusi me näeme ju üle maailma, mingi klubi on finantsraskustes, fännid tulevad appi, pole mitte mingi probleemi. Paljudes kohtades isegi fännid maksavad mingite mängijate palkasi kinni, kui on mingid raharaskused, et see on täiesti nagu normaalne osa mingite probleemide korral küsida fännide toetust, aga meil see on nagu mingi, keegi isegi ei mõtle selle peale. Keegi mõtlegi fännidest Eesti jalgpalli. Üks kord mul tuleb meelde, kus oli COVID ja Paide linnameeskond oli klubi, kes tegi mingi korranduse, et kuule, et me kahjuks praegu ei saa mänge korraldada, Viljandi tulevik oli ka. Räägin, ma jätsin mõlemale mingi sümboolse tasu kohe, sellepärast, et ma kiitsin ideed. Kuigi ma ei ole kummagi klubi fänn, mul on konkurent klubid üldse, aga ma kiitsin ideed. Keegi üldse tuli selle peale, et ajal, kus meil on siin COVID-is, kõigil on raske, mingid klubid ei saa tegutseda, aga mingid kulud on, olin valmis kohe sümboolse tasu nagu neile kandma, et seda me Eesti jalgpallis ei näe, aga võiks oluliselt rohkem näha.
vot, siuksed mõtted rohkem ei olegi midagi lisada. Eks see on kahjuks siuke teema, et see hakkab läbi astuma. Ja tegelikult ootan ka juba, millal see üldkogu kuupäev tuleb, et ma ei tea, mis siis saab, kui enne 30. juunit ei toimugi? Siis ikka saab, noh. Me räägime sellest Eesti Jalgpalli Liidust. Jumal küll, tuleb mingi kuradi aprilli lõpus ütleb, et mai lõpus toimub, ongi kõik, noh. Ma imestaks, kui see tuleb. Jumal kuradi sülitame selle asja peal. Okei, selle positiivse asja peal lõpetame. Terve nädal siis kolmapäeval, mitte reedel on episood. 6 punkti kirjas, siis ma saan aru. Jah, siis saame rõõmustada. Kui 6 punkti on, siis ma olen küll väga rõõmsad. Jah, aga ma ütlen laiemalt, et see on kusjuures tribüüni nagu Telegram on ka ikkagi oluliselt rahulikum hetkel, kui see on, ma ei tea, ajal, kui nagu liiga jalgpall käib, et ma ütlen, et jalgpalli ikkagi nagu see õige intessents on ikka klubi jalgpall, et see koondise asi on tore küll, aga seda, ma ei tea, jalgpalli elu käib siiski ikkagi klubi. See nädal ikka väga igav olnud, väga igav. Räägin, jalgpalli elu käib siis kui klubi. Okei, mis me, mul ootan järgmine nädal näeme, kuulge, aitäh, et kuulasite.